Kujuta ette, et sa oled suures klassiruumis koos mitmekümne klassikaaslasega või kui sa oledki praegu klassis, siis vaata ringi. Oletame nüüd, et on südatalv ja sa istud akna all ja just sinu peale puhub katkisest aknast külm ja kõle tuul. Külm on nii mõnelgi teisel klassikaaslasel, kuid õpetaja tundub sooja radikaga laua taga päris mõnus olevat. Mida sa teeksid? Kas sa vaataksid klassiruumis ringi ja püüaksid leida paremat kohta? Aga mida tunneksid siis, kui õpetaja ütleks sulle, et ei, jää oma kohale? Selles klassiruumis ei olnud ju asjad üldse õiglased. Ebaõiglus on näiteks see, kui sind ei kohelda võrdselt, kui asjaolusid ei arvestata või kui sind puudutavad otsused ei ole põhjendatud. Meie planeedil on klassiruumi akna asemel katki hoopis suuremad süsteemid ja kannatajaks pole mitte sina üksi, vaid terved kogukonnad, ühiskonnad või rahvad. Kliimaõiglus on mõistena pigem uus. Selle keskmes on tõdemus, et kliimamuutused mõjutavad erinevaid inimrühmi ebaõiglaselt erinevalt ja et kliimamuutusega seotud tagajärjed ei ole kogu ühiskonnas ühtlaselt jaotunud. Seega seisavad kliimaõigluse edendajad selle eest, et keskkonnaõiglus ja sotsiaalne õiglus oleks tasakaalus. Uurime nüüd lähemalt, millised sotsiaalsed probleemid on kliimamuutusega seotud ning kuidas need mõjutavad eriti haavatavaid ühiskonnagruppe. Kuigi loomulikult on loodus ise ka pidevas muutumises, on inimtegevus selle protsessi ekstreemsele võimendumisele kaasa aidanud. Kuidas? Peamiselt tänu väga suurele tootmisele ja tarbimisele. 20. sajandi keskpaigast on tootmine ja tarbimine hüppeliselt suurenenud. Näiteks oli kogu maailma energiatarbimine 1950. aastal umbes 29 000 teravatt-tundi. 2021 oli see number kasvanud 176 000 teravatt-tunnini. Ja pea meeles, et viimastel kümnenditel on energia tarbimise efektiivsemaks muutmises tehtud väga suuri edusamme. Seega võimaldab kogu see energia väga palju toota. Tööstuslik tootmine ja põllumajandus kahjustavad olulisel määral nii meie planeedi atmosfääri, mullastikku kui ka veestikku ning see toob kaasa omakorda kliima- ja keskkonnamuutuseid. Kõige rohkem räägitakse küll kliima soojenemisest, kuid kaasneb ka palju teisi probleeme nagu kõrbestumine, põhjavee reostumine ja looduskoosluste hävimine. Aga kuidas mõjutab see kõik inimeste elu? Nagu eelnevalt teada saime, on üks kliimamuutuse suurimaid tekitajaid tootmine ja selle käigus eraldub süsinikdioksiidi ning muude kasvuhoonegaaside kogus. Suured heitkogused ja keskkonnareostused tulenevad sageli rikaste riikide või ettevõtete tegevusest, samas kui nende mõjud ja tagajärjed kanduvad üle maailma, eriti vaesematele riikidele. Samal ajal on arenenud riikides palju rohkem tehnoloogiat, teadmisi ja võimalusi suure muutusega kohanemiseks. See on kliima ebaõiglus. Oled ehk pannud tähele, kust tulevad sinu riided? Ei, mitte poest. Kust nad poodi saavad? No kus on näiteks valmistatud sinu T-särk või pusa? Enamasti on tekstiil toodetud riikides nagu Bangladesh, Vietnam, India, Kambodža. Oled sa mõelnud, kus on valmistatud su nutitelefon? Nutitelefonid kasutavad tänapäeval akusid, mis sisaldavad koobaltit. Koobalti kaevandamine käib 70% ulatuses Kongo demokraatlikus vabariigis. Oled võib-olla uudistest neist kaevandustest kuulnud seoses orjatöö ja lapstööjõu kasutamisega. Lisaks on su telefoni tootmiseks vaja veel näiteks tantaali, mida kaevandatakse lisaks Kongole veel Brasiilias, Nigeerias ja Ugandas. Jah, lisaks sellele, et paljud kriitilised toorained pärinevad madala elatustasemega riikidest, valmistatakse ka suurem osa maailma toodangust nendes riikides, sest see on lihtsalt nii palju odavam. Tööjõukulud ja materjalid on odavamad ning vähem tüütuid keskkonna või töötingimuste regulatsioone, mida järgima peab. See tähendab, et suurkorporatsioon saab rohkem kasumit ja meie saame kaupa osta odavama hinnaga. Ja vaesemates riikides on inimestel tööd. Tundub, et kõik võidavad, eks? Tegelikult mitte. Kohalikud inimesed jäävad tihti kaotajaks, kas otse näiteks reostuse ja kodanikuõiguste rikkumise tõttu või palju laiemas ja pikemas plaanis kliimamuutuse tõttu. Ehk siis meie naudime toodangut siin, kuid reostus paisati keskkonda teises maailma otsas ja kasvuhoonegaasidki mõjutavad neid ja teisi haavatavaid riike palju rohkem. Maailmapank ennustab, et järgmise 15 aasta jooksul võib kliimamuutuse tõttu ekstreemsesse vaesusesse sattuda veel 100 miljonit inimest. 2050. aastaks on maailmas kliimamuutuse tõttu 20% rohkem alatoitunud lapsi. Kliimaõigluse eesmärk on luua õiglane ja jätkusuutlik tulevik, kus kõik inimesed saavad nautida tervislikku ja puhast elukeskkonda.
hoolimata nende sotsiaalmajanduslikust taustast või asukohast. Seega peab kliimaõigluse raames võitlema ebaõiglase süsteemiga, püüdes vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid, propageerides taastuvenergia kasutamist, toetades kogukondade kohanemist kliimamuutuse tagajärgedega. Samuti seisab kliimaõiglus sotsiaalse õigluse eest, toetades haavatavate ühiskonnarühmade kaasamist otsuste tegemisse ja pöörates tähelepanu nende vajadustele. Kuid et selle probleemi nurjatus ka päriselt kohale jõuaks, kuidas peaks suur ettevõte käituma olukorras, kus tootjariigis tugevat kodanikuühiskonda või kaasamise traditsiooni pole? Kuidas peaks käituma tarbija? Kuidas korvata juba aastakümnete või sadade eest tekitatud kahju? Nagu te juba teate, siis ka nurjatuid probleeme saab ikkagi mingist otsast koos lahendama hakata. Mida siis meie, sina ja mina, ära teha saame, et astuda samme kliimaõiglasema maailma suunas? Nagu paljude teiste ühiskondlike ja keskkonnamuutusi puudutavate teemade juures on ka siin esimene samm olla teadlik. Olles teadlik, saame kujundada ka enda käitumist, harjumusi ja kindlasti ka informeerida teisi. Teadmisel on suur jõud. Näiteks, pane tarbijana tähele, kas toode on kvaliteetne ja kas sa saad seda kasutada pikema aja jooksul või pead sa selle varsti uuega asendama. Uuri, kus see valmistatud on. Tee juba enne ostu kodutööd. Kus asuvad selle kaubamärgi tehased? Kus kaevandatakse või valmistatakse vajalikke algmaterjale? Kas selle tootja kohta on näiteks kogukonnad või kliimaaktivistid kaebusi teinud? Kas on käimas või lõppenud mõni kohtuasi? Tehes läbimõelduid valikuid, anname ka tootjatele sõnumi, et me hoolime jätkusuutlikust ja õiglasest tulevikust. Aga kui sa tahaksid teha midagi veel lisaks, otsi endale mõttekaaslasi. Liitu mõne vabaühendusega, kus on ka teisi, keda see teema kõnetab. Koos saate luua teavituskampaaniaid, esitada arupärimisi ametkondadele, suhelda globaalsete mõjuorganisatsioonidega ning seeläbi mõjutada otsustusprotsesse riiklikul või miks ka mitte rahvusvahelisel tasandil. Eks siis jäta meelde ja räägi sõbrale ka, et kliimaõiglus tähendab keskkonnaalase õigluse ja sotsiaalse õigluse tasakaalustamist. Kliimamuutusega seotud mõjud ja tagajärjed ei ole kogu ühiskonnas ja maailmas ühtlaselt jaotunud ning mõjutavad erinevaid inimrühmi ebaõiglaselt. Igal ühel meist on võimalik kliimaõigluse eest seista, olles teadlik tarbija ning panustades oma aega, teadmisi ja mõtteid kliimaõiglusega tegelevatesse ettevõtmistesse. Kui soovid kliimaõigluse kohta rohkem teada, siis sulle on abiks maailmakool.ee.